Täitsa halliks läinud, täitsa halliks. Tuu siia, koer. Näita ennast. Täitsa halliks läinud koer. Täitsa halliks läinud. Maa ei tea, kus ta käis. See köiad olla. Tüüp on peast täitsa hall, noh. Tüüp ei nii vanaks järsku. Issand, see ei tule maha kasust varst. Sa jäädki nüüd halliks koeraks. No tere hommikust! Kuidas magasite? Ma magasin väga hästi. Täna oli väga rahulik öö. No, nagu ikka täielik vaikus. Ja meil see uks, küljeuks, kui Kärt seda kinni paneb või kui seda korralikult kinni ei pane, siis jääb hästi natukene jääb praaklile, hästi natukene. Niimoodi, et kui sa hommikul ärkad, siis sa näed ukse vahelt valgust nagu. Noh, ta ei ole nagu väga palju, väga hästi natukene. Ja see on nagu nii ideaalne õhutamisava, et sealt ei tule ei vihme ega midagi sisse ka tegelikult, kui vihma saab. Ja see on nii mõnus ideaalne avatmisai, see on siuke tunne, nagu sa magad telgis. Värske õhk käib omale hästi läbi. No siuke, aga samas oled väga mugavalt oma voodis teki all. Et ma ei tea, kuidas teistele, aga mulle üldse ei meeldi näiteks magada magamiskotis. Ma ei saa ennast seal normaalselt liigutada, keerata. Aga muidu mulle meeldib värskes õhus magada. Nii, et see van life on ideaalne selles mõttes. Et ei oskagi midagi öelda. Ülimõnus uni oli, ülimõnus. Täna on siis pühapäev ja täna lähen Bulgaariasse. Bulgaariasse on siit mingisugune 30 mintsa sõita vist. Midagi siukest, et ma olen suhteliselt piiri ääres. Ja keegi meid siin ei tülitanud ega midagi, nii et ja mõnus, rahulik on siin. Igastahes ma tegin endale panin kohvi tiksuma. Mõtlesin, et teen vorstiga tiiru ära enne, kui need sõbrad, turvamehed tagasi tulevad, need võivad siin iga kell tulla. Et siis ei taha minna, sest need olid hullud kirbukotid nagu kogu aeg sügasid ennast. Me ei taha sellega riskida ja vorsteid nendega kokku ei taha lasta. Nii et ma teen vorstiga tiiru ära ja siis chillime veel natuke ja siis teeme süüa ja siis lähme liikuma vaikselt. Nad siuksed lood. Aga jah. Üli rahulik. Väga mõnus koht. Aga näeme siis Bulgaarias juba ilmselt. Või ma ei tea, kas Kärt näitab vahepeal midagi muud, aga ma arvan, et me näeme Bulgaarias täiega. Nii et näeme siis. Me jõudsime läbi kivide ja kändude ja aukude ööbimiskohta. Täna magame siis siin mingi kiriku kõrval. Ja tegelikult me tahtsime minna siis sinna mingi vangakompleksi, aga see oli nii palju rahvast, et sinna me ei läinud. Siis me mõtlesime, et okei, et me lähme siis mingi niinimetatud püramiide vaatama. Ja siis seal linnas oli ka täielik crazy hullumaja. Nii et me siis otsustasime, et me skipime ka seda osa. Et kuna täna on pühapäev, siis äkki on nagu sellega seotud. Aga homme siis proovime uuesti, et me homme lähme matkale hommikul. Et see ei ole väga pikk matk, et see on siuke rahulikum. Aga et siis peaks seal nägema kenasti neid nagu, ma ei teagi, kuidas neid siis nimetatakse, mingi liivamäed. No. Ei saa. No mõtlesin, et keegi ei märkinud seda sinna. Nii et jah, selline seis siis. Nii et me täna jääme siia
homme loodame, et on vähem rahvast, lähme matkama. Ja siis vaatame edasi, kus lähme. On, ma vaatasin ka, jah. Siit on päris ilus. Ma arvan, et õhtul läheb siin väga rahulikuks. Ei, kindlasti läheb. Meil on naabrid täna natuke. No ma ei usu, et nad eriti tüütud on. Ma ise. Kohtu seal. No jah, praegu nad istuvad küll päris vaikselt seal. Siit parklast on inimesed ära läinud ja meile tuli, nagu te kuulete, naabrid. Noh, aga need on siuksed naabrid, kes on 2 pisikest autot, viskasid grilli välja, lapsed ja naised viskasid mati peale ja siis grillivad seal mingi, ma ei tea palju neid on seal, 4 meest oli minu arust, 3 last ja teismelis oli ka, ma ei tea, kuidas nad üldse siin autotesse kõik ära mahtusid. Ja nüüd on siuke parti keset mingit suvalist parklat nagu. Aga ma ei usu, et need päris bulgaarlased on, aga ei tea, aga võib-olla mingi Bulgaaria kõige popim laul, me ei tea. Ootamatult on kell, järsku kell. Ootamatult kell on saanud 10. Pool 11, jah. Pool 11 juba on ka või? On jah. Ja me õhtul olime lihtsalt, tegime omi asju ja siis nüüd lähme süüa, tegime poes müüdi ainult kiloseid pakke ja siis meil oli kilo lihapirukaid, või mitte lihapirukaid, kilo lihapalle ja kilo seda Friikaid me teinud kõik ära. Friikaid me kõik ära ei teinud, jäi mingi pool pakki veel alles ja lihapalle me tegime kõik ära, ja siis pool jätsime nagu kõrvale, et saaks teha siis homme ka süüa. Jah, kui nad olid sügava külmutatud, siis oli vaja ära teha. Jah. Nii et vot. Jah, ja nüüd me lähme tuitu. Homme hommikul lähme siis matkale. Või see matka, mis palju öeldes ei ole väga pikk. See pikk ei ole ja see vist väga keeruline ka ei ole, nii et... Mingi kilomeeter, lähme siia mingi liiva püramiidid või asjad otsa. Ehk ei ole palju rahvast. No täna oli palju rahvast, aga äkki homme on tööpäev, täna oli pühapäev, täna oli hästi palju rahvast. Ja täna ilus ilm ka. No meile tulid uued toredad naabrid Hollandist ja rääkisime nendega juttu natuke ja... Aga siuke chill. Praegu on väga-väga rahulik. Ma käisin just koeraga, tegin tiiru, nii et... Enam naabrid ei ole. Ja, nüüd on meil normaalselt. Võt, olgu. Tšau. Tšau. Tere hommikust! Mina olen täna kokapoiss. Kokapoiss teen kokka asju. Teen süüa. Tegin endale juba konfi. Tegin selle elektrilise asjaga. Aga meil on üks mossitaja ka siin. Vaadake mossitajat. Lehvita kõigile mossitaja. Mossitaja ei lehvita. Miks te olete pahast tojus? Siis ma saan tööse magada. Sest Intsi otsustas minna pissile peale seda mul ei tundunud enam, siis ma lihtsalt passisin lagevaks. Ma ei tea, kuidas minu pissimine teda mõjutas, aga olgu. Kuidas te magasite koer? Oh jah. Igastes me oleme üleval. Kell on... Mul ei ole kell. Kell on 9:30 vist. Midagi siukest. Kell on kohe 10. Pidime kella 10 matkale minema, aga noh. Jah, ma ütlesin tund aega tagasi sulle, et tunni aja pärast lähme. Ei olnud enne planeeritud ja olgu. Ühesõnaga ma teen süüa ja siis lähme sinna vaatame. Ma peksan muti voodist välja. Alustasime oma matkaga siis. See on see kirik, mille juures mis magame. Nagu näha, siis see ei tööta, sest aknaid ees ei ole. Ja nüüd me ronime sinna üles ja vaatame, mis meid veel ees ootab. Sunlight
voices on the balcony as I wait for thee to come home. I fumble my words, yeah, my mind's a mess when you're in that dress. Glad you're home. Will you stay with me and never leave? You walked into my life and I am glad you came, glad you came. When you're not around I've been broken, glad you came, glad you came. I was lost till I fell in your eyes, had me wondering why I feel like home. I hold you close so you're by my side till the end of time before we go. Will you stay with me and never leave? You walked into my life and I am glad you came, glad you came. When you're not around I've been broken, glad you came, glad you came, glad you came, glad you came, glad you came. I'm glad you came. Matkalt jõudsime tagasi. Hakkas natuke rohkem vihma sadama. Ja nüüd siis paneme bussi valmis ja sõidame kuhugi edasi. Veel ei tea kuhu, aga kuhugi sõidame. Tahtsin siin eesmüüdi ka neid magneteid ja asju, aga ei olnud sellist, mida ma ootasin, nii et ei saanud osta. Aga mingi olematu hindadega müüdi mingi 50 senti ja mis iganes nagu. Aga üle 2 kiltsa kõndisime ja jah, me nüüd otsime vett, meil on vaja poodi ja siis ööbimine kuskile. Tulime vett võtma, aga siin on nii väike see pupp, et ei saa. Me paneme teise kanku täis siis. Uus katse. No see tähendab töötab. Siin ei ole katse, jah? Siin on vee täitmine. Jah. Nii. Käisime siis täna poes. Esiteks Bulgaaria on nii meeletult odav. Nagu. Hakkliha 500 grammi maks 2 euri midagi, mis on väga odav. Aga läksime ühte poodi. Nagu toidupood oli, see oli seal Peppo ja mingi asi pood veel. Ma läksin sinna poodi, siis ma tahtsin mingi kotte vaadata. Ja kuna mul nagu tossud on suht katki minemas, siis ma mõtlesin, et seal müüdi ka tosse. Siis ma läksin vaatama. Ja siis tossud maksid 18 euri. Ja pole muidugi mingi brändikateks. Aga vaadake, kui nuupsjud need on. Nagu mingid roosad ja mustad, mu 2 lemmikvärvi. Together nagu. Ja täiega nunnud olid. Ja siis ma ostsin need endale. Ja siis me ostsime veel tuttavatele igas söögimantsid ära. Ja siis me võtsime seda vett. Ja siis sõitsime. Tegime 2 päeva plaani põhimõtteliselt ära. Ja siis rohkem midagi. Siis näitab teile kohe meie ümbrust ka, kus me täna ööbime.
ööbime siis kloostri juures, seekord nunna kloostri juures. See on lihtsalt täielik vaikus jälle, linnud ainult laulavad. Aga siuke koht siis. Panime ennast siia nurka ja ei segame siin kedagi. Tegime juba vorstiga väiksed tiirud. Aga jah, võib-olla homme Kärt käib kloostris sees ka hommikul, siis hommikul 9 siis tehakse alles lahti. Või noh, see ongi ainult hommiku poole on lahti, kas 9-12, midagi sükest. Ja nii ongi. Täna sai päris palju sõidetud, mööda mingid imelikke teid. Või no mitte imelik, aga hästi sinka-vonka ja järsku üles-alla ja nii edasi. Vot nii. Tere hommikust! Lähme siis, või noh, ma lähen siia Nunna kloostrisse. Vaatan, mis nad siis seal teevad. Et teile ühed munnad siin rohisid ja kõndisid ja koristasid ja aga lähme vaatame nüüd, mis nad teevad seal. Siuke kant muidu. Öö oli väga vaikne. Ei saa midagi kurta. Ja vaatame, mis seal siis räägitakse, mis mul seljas peab olema ja nii edasi. Tulpikid. Mul lemmiklilled. Seal on palju tulpe. Seal on vetsud, ma eeldan. Siin on nagu elamud. Sul ristiga katus. Aga päris cool. Käisin siis seal kirikus. Aga siin on päris ilus. Päris nagu vaikne ja valus. Ühesõnaga, ma käisin ära. Seal oli väga nunnu. Mingi paar nunna läks muga juttu ka. Noh, inglise keelest nagu neil ei ole nagu kõige parem, aga siukse baasasjad rääkisid minuga ära. Ja siis tulid seal veel mingid mungad nüüd tulid, sõitsid autosega siia ja siis seal käis mingid istusid ja rääkisid juttu ja nii edasi, et oli päris mingi elu käis seal. Ja siis see helises telefon ühel nunnal, siis tal oli see nuputelefon. Aga väga-väga vahvad ja siis seal sai osta nende oma käsitöötoodangut. Ja siis ma ostsin emmele ühe veini ja siis ma ostsin mingit moosi ja mingit siukest manti ka veel, et neid natuke toetada. Nii et siuke lugu siis. Tulime siis Veneetsia keivi vaatama. Kodulehel oli kirjas, et on kinni kuni 23. või 29. märtsini. Siis võime nagu, et okei, nüüd on siis lahti, siis täna on 15. aprill. Aga kui täna ongi 15. aprill, siis ongi see kirjas, et täna on see kinni. Võib-olla jah. Võib-olla just täna on suletud jah. Seal oli mingi... Seal oli 25 aprill oli öelda. Ei, 15 oli. Seal oli mingi Bulgaaria keeles, aga oli näha 15.04.2025, nii et täna on mingil põhjusel see kinni. Aga võib-olla on elektrikatkestus. Ma natuke vene keelt oskan. Seal oli midagi elektriga juhta kirjas nagu. Võib-olla oli seal 9-4 on elektrikatkestus ja sellepärast nüüd on kinni. Äkki, ma ei tea. No jah. Kõnnime tagasi. 9-4 peaks see lahti olema, nii et ilmselt sellepärast on siis kinni. Igatahes ei olnud siis very successful. Just täna oli see kinni siis ühesõnaga. Vist jah, ma ei tea, ei ole kinni. No ma arvan, et oli, kui see kirjas seal. Aga noh, olgu. Lähme siis lossi. Vaatame, kas lossi saab võib-olla see sinna ka. Vaadake, siin on pisikesed vissid. Kärt ütles, et ta neid ei karda. Pisikesi vissisid. Vaadake, pisikesed vissid. Vissi. Väga nunnud. Näeks Eesti lehm on ka taga. Ta on nagu peaaegu Eesti lehm. Peaaegu Eesti lehm, aga mitte päris. No jah, ta on ikka suures osas must, mitte valge must. Ahah. Mingid
ütlesid, et aukasid siin vorsti peale, vorst haakus nende peale, aga ma ei tea, kas ta... Ma ei tea, ilmselt kusasid ratta peale jälle ja läksid minema. Ma ei tea, mitu korda mul siin kuradi Balkanitele ratta peale kustud juba. Ühes parklas kusti 2 korda lihtsalt, no ma ei tea, kogu aeg lastakse. Ühesõnaga, 2 sõnaga jõudsin parklasse tagasi ja hakkame nüüd siia lossi poole sõitma. Aga kiri on siis siuke siin, ma ei tea, keegi oskab seda keelt, kohalikku keelt, siis vaadake. Siuke silt. Vaat, kui oskate kohalikku keelt. Aga tuppa ei lastud, nii et on minema. Täna muidugi veits udune, aga... Jõudsime siis siia lossi või kindlusesse või... Belokrotsika oma, jah. See on siukene huvitav. No võib-olla see uduses näete, et on siin ehitatud siukeste looduslike küngast vahele. Ja need kivid on 230 miljonit aastat vanad. Jah, 230. Ja meile anti siukene lugemisleht ka. Ingliskeelset ei olnud, aga ruski oli. Igastahes. Mis ma siit... Vaatsin, ma Eestis pärit on, seda ilmselt teedlasin kohe, mis keelt me veel oskame. Ja. Noh, pole hullu, ma oskan. Aga... Ma lugeda oskan, aga ma aru ei saa. Ehitati 1355 kuni 1396, siis esimene osa. Sest kindlusest ehk siis see ülemine jupp seal. Ja laiendati 1454 kuni 1455, siis on laiendatud seda. Ma ei ole seda veel läbi lugenud, sest mul venekeelne lugemine päris aeglane. Aga... Ja muide kokku läks 6 euri piletid ja parkimine. Jah, et hea siuke soodne värk. Vau, see näeb päris äge välja. See näeb ikka väga äge välja. See ikka näeb väga äge välja. Täiesti jälle mingi teistsugune. See näitab, et inimesed ikka on väga leidlikud. Ja ma näitan siit ülevalt siis seda linnakest ka natuke. Mis Bulgaaria puhul on positiivne on see, et kõik linnad on hästi puhtad. On jah. Nagu hästi puhtad on, et... Kogu meie reisimise ajal nagu viimase poole aasta jooksul ei ole ühtegi kohta nii puhast on. Jah. Balkanil pole ühtegi nii puhast olnud. Ja isegi Hispaania ja Portugal pole nii puhtad olnud. Et tõesti selles mõttes väga ilus. Hästi palju on näha ka neid mingi luuakese asjaga, neid tädikesi, aga natuke meenutab Hiinat, et Hiina on ka hästi puhas. Või noh, nii öelda, ongi tegelikult linnad on päris puhtad. Aga, või noh, Peking vähemalt oli, kus ma käisin. Aga seal, ega see ei tähenda, et inimesed seal korralikku tulevad. Inimesed et ikka kõik viskasid üle õla. Aga seal oli iga meetri peal üks koristaja. Et siin on ka hästi palju neid koristajaid. Aga jah, linnad on hästi puhtad ja hästi korralikud. Et see on väga meeldiv. Aga me nägime seda päris Bulgaariat ka. Kui me sõitsime, kuna me sõitsime mööda mingid, ma ei tea, X-teid, kus tegelikult teed ei ole, kõige hullem ei ole, teed ei ole nagu väga aukus, aga teed on hästi ära vajunud ja nad ei ole ebaühtlased, et sa sõidad siis kogu aeg autol käib niimoodi nagu ja hästi järsuline, mägede vahel siin ikka on hästi käänuline ja nii edasi. Aga jah, et hästi siuksed ära vajunud on teed, aga jah, siis sõidad läbi seal siukestest külakestest, no ma ei tea, kui suured need külakesed on, ma ei oska öelda, palju seal elanikke on. Aga no ütleme, alles on 2 elanikku, kui palju seal kunagi hiilgeaegadel olnud on ja et ütleme, seal külas on mingi 100 maja või midagi, siis neist mingi 4-5 on siukest, kus nagu tundub, et keegi võiks elada. Ei seal, kus päriselt inimesi elab, on kindlasti rohkem, aga neid nägid küll välja siuke, neid külasid oli järjest, et ei olnud ainult üks. Aga on väga äge. Väga ilus koht. Hakkame siis trepist üles kõndima.
silencio. Jõudsime siia kõrgele ülesse. Siin on hullult ilusad vaated. Et seda kindlusosa on siin nagu täiesti mõttetu junn, mingi põhimõtteliselt värav oli ainult. Jah, värav ja siis sealt väljast nagu... Jah, no välimine osa oli jah, aga see, mis siin üleval nagu on, see on ikka see maastik. See meenutab väga seda Kreeka meteoorat, jah. Nende kivide kohta on mingi legend ka, et lugu oli siis selline, et oli Nunna kloostris üks naine, kes oli nii ilus, et isegi nunnal just oli läbi näha. Ja siis üks Anton, kes oli siis karjakasvataja, kes armus ära temasse. Ja siis ükskord see nunn siis viskas nööri alla ja siis Anton tuli üles. Ja no siis tekkis mingi hull draama, sest nende armastus oli, kõik said teada ja siis tekkis suur draama ja siis karjalane tahtis selle naise ära võtta siit Nunna kloost, aga ei saanud. Mungad tulid ette, aga... Sa jätad rääkimata ühe tähtsa loo, asjaolu. No beebi sai ka. Just, see tuli avalikuks sellepärast, et nad said titte ja nunne on, see titt hakkas karjuma seal kloostris. Ja siis... igatahes kõik olid väga pahased ja siis tuli see Anton teda päästma, aga teised ei tahtnud ta välja lasta ja siis mungad tuli blokkima, aga Jumal oli nende poole, tuli hull torm ja värki ja siis tegi munkadest kivid, kivid, ehk siis mis te esimesena siin näete on siukest 3 kujukest, need on siis need mungad, siis teine on Anton, kes siis oma hobusega tuleb appi ja siis seal peaks beebi ka olema. Ja siis viimane on siis, teda kutsutakse Madonnaks, ehk siis nunn, kes siis seal oli. Nii, me jõudsime tänasesse ööbimispaika ja me jõudsime siis ka Rumeeniasse. Ning me tulime siis veini, no see ei ole veini istandus, see on mingi veini tootmiskoht. Nad teevad seda veini, sest nendest. Jah, et siin on nagu näha, et siit need ilmselt säilitatakse. Ja siin on siis nendel kanad, me saime nendel ka värskeid mune. Nad andsid meile mune. Seal on nende kutsu. Ja siis ruumis on siis pesemine ja vets ka, et selles mõttes on väga nice ja oma poti saame ka ära puhastada. Ja ise nad elavad tegelikult kuskil mäe otsas ja siin nad käivad tööd tegemas. Ja nad elavad istanduses. Jah. Et siis me oleme siin omapäi. Nii, potipuhastus on kanade seltsis. Ma panen kinni, et kanakene välja ei pääseks. Ma panen seda ka. Ma võin hoida. No ma räägin, see on nagu räme. Joh, ei nii. Me nägime vist Hispaanias ka siukest suur kana. Seal on jänkud ka. Jaa, jännest on seal keskel. Ja neid kanu te nägite. Pott on veel puhastatud. See on, ma ei tea endiselt, kas see kukk või kana, aga vist Intsi arvas, et see on ikkagi kukk. Mina ei tea üldse neil vahet taustajals. Siin on ka, neid juba nägite, mis te ikka nendest enam vaatate. Kuidas nad siit üle juba, nad on ju siuksed loomad, kes hüppavad. Anyways. Siin on siis
ma pean tegema teloga ka videot, oodake. So cute, ma arvan, et Indrek on nii cuteness overload'i saab siit. Siin on nii linnud. Nii, siin on jänkud. Ja siin on siis pardid. Või mis asjad te olete? Ja kohe kui suur sa oled. Teie olete pardid. Mis asjad te olete? Mingid asjad olete. Ja siin on suur koer. Aga ta pidi väga sõbralik olema. Kas sa oled sõbralik? Kui sa oled sõbralik? Kui sa oled sõbralik? Sa oled nii suur. Kui suur sa oled? Sul on siin üks lind ära tapetud või? Kui sa oled nii suur. Sa oled nii suur. Tal on seal mingi kana surnud vist. Kas sa sõid ära selle? Sa oled natuke liiga suur. Appi. Joo. Sa oled nii suur. Ma ootan Intsu ära. Ints ka võtab sind, kutsub sind. Sest sa oled nii suur. Sa oled nii suur. Kui suur sa oled. Sa oled nii suur. Kui sa hüppab must üle ka, sa oled nii vana ka. Mulle tundub, sa oled vana ka. Ints, tule vaata. Ma tuleme kohe sinu juurde ka. Vaata, tule siia äärde. Tule siia äärde. Tule, vaata. Et sul ei tulnudki. Mulle kõik jänkud tulid minu juurde. Vaata, mis auk nüüd. Jaa, nad tulevad. Ma ei tule ka. Nad olid nii nuinana, kõik tulid siia. Koera katsud ka. Ei, ma ei julge. Ta on nii suur. Vaat, ma ei saa ikka veel aru, kes need on. Ma ei saa aru, kes need on. Pardid või? Pardid, jah. Mis te pardid teevad? Sa oled nii nunnu. Oi, kui nunnu, kutsu, sa oled nii nunnu. Aga kui ta püsti tõuseb, ta on nii suur. Oota, kui suur käpp tal on. Sa oled kui suur, väike null. Vaata, kui tõuseb püsti, vaata kui suur ta on. Kui suur sa oled. Vaata kui suur. Oi, sa oled nii suur koer. Kui suur, sa oled tõesti üks suur koer. Kuule, sul on terve kana siin. Ma räägin, kas ta sööb seda või? Ilmselt küll, jah. Kas sulle anti terve kana või? Sul pole kõrvu, kuule. Ei ole, jah. Ilmselt nad on võetnud mingi hulkuva koera või võib-olla ongi siuksed osad sa ikka kardad natuke, ära karda. Vaata, kui suur ta on. Ta on tõesti suur, aga tugev. Suur, tugev koer. Sa oled nii tubli koer. Sa oled nii tubli koer. Mingitel koertel lõigatakse vaata kõrvad ära, aga ma ei tea, mis põhjusest. Võitluskoertel lõigatakse kõrvad ära. No siis tal ei ole vist. Sellepärast, et nüüd ei saa. Sa võib-olla lihtsalt küljest ära vaata võitluse. Kas sul juua on, kullakene? Süüa sul on, aga juua on ka terve ämber täis. Seal on järgmine. Sa oled kanninu minna. Tean jah, hulku või mingi teist. See makas seal põlle peal, eks nad on sõbrad, vaata. Jah. Ta on nii nunnu. Ei, jumala äge. On jah? Kanad, värgid sul on, on jah. Siuke elu oleks mõnus. Jah. Läheb korjada mõne mune hommikul väike saajats. Jah. Täitsa hullud. Nad on nii nunnud. Ja see kukk või mis iganes. Kui me kunagi omale võtame kuke või kana, siis ma tahan ka siukest. Ma kardan, aga tahan, ta näeb nii võimas välja. No nii, me käisime pesus ära. Ja nüüd siis lähme tuttu. Tuleb välja, et ma kasutasin natuke duši valesti, aga pole hullu. Vähemalt oli sooja vett. Ja elekter läks vahepeal seal ära ja siis kutsusin selle omaniku. Ja siis omanik tegi seal selles pesuruumis korda tule. Ja nüüd siis tuttu. Kell on nüüd, tegelikult on juba 9:30, nii et aeg magamiseks. Bye!